Iraani olid juba purustanud USA varkpommitajad ja 5. põlvkonna hävituslennukid, mis olid hävitanud suurema osa riigi kaitsevõimest. Nüüd tuleb B-52 Stratofortressi esiletõus. Iraan hakkas kartma 74-aastast USA pommitajat, kuna see sooritas Iraani vastu ajaloo ühe tugevaima rünnaku. Teheraan teab, et sõda on kaotatud, kui B-52D kõik purustavad. See on USA poolt geniaalne käik. See näitab, et Ameerika on valmis pikaks võitluseks, et Iraani režiim igaveseks kukutada. Kui soovite sellest geniaalsest käigust rohkem teada, jääge meiega! B-52D saabumine on Iraani konflikti suurim uudis hiljuti. See suur, kole lennuk lendab nüüd karistamatult Iraani kohal, näidates, et Teherani režiimi õhutõrje on läbi ega suuda takistada USA-l kasutada oma vanemat, mitte vargset pommitajat suurema kahju tekitamiseks. Mõelge sellele nii. USA B-2D löövad uksed lahti, abiks 10 Ameerika ja Iisraeli hävituslennukid. Nüüd on B-52D kohale jõudnud ja pommitavad juba seda, mis Iraani sõjalistest sõlmpunktidest veel alles on, täielikult olematuks. Praegu näeme üleminekut täpselt kirurgiliselt tegutsemiselt jõhkra jõu kasutamisele. See võib tunduda kummaline öelda pärast seda, kui USA ja Iisrael ründasid esimese 24 tunni jooksul Iraani positsioone meeletud 1000 korda. Need löögid olid väga täpsed. Enne seda toimusid küberoperatsioonid nagu Iraani radarivõrkude segamine ja petmine. Kui side oli häiritud, järgnes esimene USA ja Iisraeli löökide laine. Õhutõrje, mere ja õhuväe varad hävitati. Juhtkonna vastased löögid olid suunatud Iraani juhtidele, sealhulgas nüüdseks surnud Ali Khameneile. Esimesed 24 tundi olid tohutu tulemöll, täpsem kui Iraan ootas. Iraan ei oodanud, et USA valmistab ette midagi palju suuremat. Pärast operatsiooni annab USA nüüd Iraani haavadele haamrilööke ja Iraan ei saa midagi teha. B-52D on kohal ja varsti räägime, mida nad Iraanis teevad. Enne alustamist vaatame, kui palju jõudu Iraani sõjatandrile saabunud uustulnukad toovad. B-52 erineb B-2-ist, mida oleme juba näinud, Iraani kohal üle 30 tunniseid pommituslende tegemas, sest B-52 ei ole vargpommitaja. See ei suuda radaritest ja õhutõrjest mööda hiilida nagu tema uuem ja kallim sugulane. Kuid see, mida B-52 väga hästi teha suudab, on aidata riiki, mis on saavutanud õhuülekaalu, täielikult hävitada sihtmärke maapinnal. Omitaja kandevõime on umbes 70 000 naela ning sellega laetakse täppisjuhitavat laskemoona, mida USA saab kasutada Iraani kaitsejõudude ja sõlmpunktide hävitamiseks. Max Afterburner annab ülevaate B-52D saabumisest Iraani. Ta ütleb, see on tõeline raskekahur. Ma mõtlen, et B-52 suudab kanda 70 JDM-i. Juba ainuüksi JDM-ide arv ütleb sulle kõik, mida pead teadma selle kohta, kui palju tulejõudu B-52 suudab lahingusse tuua. Õhkmaa relvad on 3 variandis. 500, 1000 ja 2000 naelased. 70 JDAM-i puhul arvab Afterburner, et Iraani B-52D kannavad tõenäoliselt 1000 naelaseid pomme, kuigi see ei pruugi olla parim valik. Kuigi õhuülekaal on saavutatud, võib üksik maa-õhk-raketisüsteem siiski aktiveeruda ja B-52 pihta tulistada, selgitab ta olukorda Iraanis. Iraani õhutõrje on purustatud, kuid mitte täielikult hävitatud, nagu hiljem videos selgitame. Selliste üksikute rünnakute võimalus tähendab tõenäoliselt, et Ameerika B-52 lendavad pardal JASSM-idega ehk ühiste õhk-maa-kaugmaa rakettidega. Need allpool helikiirust lendavad raketid, mille lennuulatus on 230–575 miili, võimaldavad B-52-del tulistada sihtmärke kaugelt ning jääda Iraani õhutõrje ulatusest välja. See kaalutlus toob meid tagasi selle juurde, mida me varem mainisime B-52 tegevuse kohta Iraanis. USA B-2-d viisid läbi täpseid rünnakuid, võimaldades B-52-del tegutseda turvalisemalt. B-52 pommitavad nüüd kõike, mis Iraanil veel on. Afterburneri sõnul on USA vanemate pommitajate peamine sihtmärk Iraani sõjaväe juhtimis- ja kontrollpunktid, millele nad kaitse koordineerimisel toetuvad. Afterburner selgitab, et Iraani koordineerimine laguneb iga minutiga, kui ta räägib Ameerika B-52 sihtmärkidest. Raketillaskmised jäävad isoleerituks, kui juhtimissõlm eemaldatakse. Ümberlaadimine on väga aeglane, sest tootmisrajatised saavad pihta ja taastamisaeg on nüüd sisuliselt olematu.
Teisisõnu, B-52 hävitavad sõlmed, mis võimaldavad Iraanil kasutada ballistilisi rakette Ameerika ähvardamiseks. Naaseme peagi Iraani raketirindesündmuste juurde. The Warzone ehk TWZ nõustub Afterburneriga, et USA B-52 põhjustavad Iraani C2 sõlmedes kaost. Õhuväekindral Dan Kane ütleb, et Iraani C2 struktuurid on halvas seisus, sest on liikunud täpsuselt jõule. CENTCOM on nüüd 4. päeva liikumas suurte, vaenlase laskeulatusest väljaspool asuvaid relvi kasutavate rünnakupakettide juurest täppisrünnakutele otse Iraani kohal, ütleb Kane. Võib täpsemalt öelda, et täpsus ja jõud on uus faas. Iraan tunneb B-52 saabumise valu, sest tulemused on juba suured. Seda näeme juba rünnakute arvus. Pärast esimest 24-tunnist 1000 rünnakuga perioodi on USA koos Iisraeliga oma rünnakute arvu kahekordistanud. Konflikti esimesed 72 tundi on näinud, kuidas need 2 liitlast on koos purustanud 2000 sihtmärki Iraanis. B-52 mängivad eskalatsioonis olulist rolli, tulistades kaugrelvi sihtmärkide pihta, mida enam ei kaitse Iraani õhutõrjevõrk, mis oli algusest peale oodatust palju nõrgem. PBS News. Iraani tervishoiuministeeriumi andmetel oli 4. märtsiks hukkunuid 920, kuid pole teada, kas nad olid tsiviilisikud või sõjaväelased. Jeruusalemma Posti andmetel hukkus esimeses rünnakulaines üle 1000 Iraani islaami revolutsioonilise kaardiväe liikme. Nüüd, pärast Ameerika B-52 lahkumist, on hukkunute arv tõenäoliselt veelgi suurem. See on hävitav. Siiski võib-olla kõige suurema mõju avaldas Ameerika pommitajate saabumine just kaitseliinil. Varem mainisime, et USA B-52 sihivad peamiselt Iraani C2 sõlmpunkte. Maisõjas on need sõlmpunktid olulised sõdurite ja logistika koordineerimiseks. See pole maisõda ning Iraani suurim trumbikaar on tema ballistiliste rakettide varu. CENTCOM hindas IranWatchi andmetel Iraani raketivarud juba 2022 aastal üle 3000 raketi suuruseks. Iraan on ilmselt suure osa varust kasutanud rünnakutes Iisraeli ja USA baasidele nii enne kui ka praeguses konfliktis. Sõja alguses hindas Iisraeli kaitsevägi, et Iraanil oli umbes 2500 raketti. See on palju. Ja tänu Ameerika Ühendriikide B-52 pommitajatele ei saa Iraan neist varudest maksimumi võtta. C2 sõlmede hävitamine takistab Iraanil raketirünnakuid koordineerida. Kui sa ühendad selle teiste rünnakutega, mis on suunatud Iraani raketistardipaikadele, siis saavutadki selle, et ainus jõuallikas, mida Iraan suudab projitseerida, on halvatud. Ka numbrites kajastub see. 4. märtsil kirjutas CNN Kane'i kommentaaridest ja teatas, et Iraani ballistilised raketid eemaldatakse mängust aeglaselt. USA keskväe juhatus edeneb pidevalt. Kane ütles Pentagonis tehtud lühiavalduses, et Iraani Thandri ballistiliste rakettide tulistamine on lahingu algusest vähenenud 86%. Ta lisas, et viimase 24 tunni jooksul on toimunud 23% langus ja väikese lisaboonusena on Iraani ühesuunalised ründedroonid alla tulistatud 73% ulatuses. Iraani sõjaline strateegia nõrgeneb aeglaselt ja B-52D mängivad selles võtmerolli. Nagu mainisime video alguses, oli B-52D saatmine USA geniaalne käik. Iraani ründevõimekuse hävitamine pole põhjus, vaid aitab kaasa. On veel üks põhjus. Enne kui me sellesse sügavamalt sukeldume, kui see on selline ülevaade, mida sa veel soovid, siis kindlasti telli The Military Show. Arutame seda iga nädal. Miks on USA B-52D saabumine nii geniaalne? USA president Donald Trump viihas 2. märtsil, et Iraani sõda võib kesta oodatust kauem. USA prognoosis konflikti kestuseks 4-5 nädalat, kuid Trump märkis, et sõjavägi suudab vajadusel kauem vastu pidada. USA eeldab juba praegu mitmenädalast konflikti, kuigi oleme alles esimeses nädalas. Lisaks peab USA valmistuma võimaluseks, et sõda võib kesta veelgi kauem, mis tähendab üht väga olulist asja. USA peaks vähendama kulusid ja samal ajal pommitama Iraani kogu võimaliku tulejõuga. Ja just siin tuleb mängu geniaalsus kasutada B-52-sid selle asemel, et jätkata uuemate ja vargsemate B-2-de kasutamist. Kuigi on ahvatlev mõelda USA sõjaväest kui tohutust jõust, millel on lõputud rahavarud, tahab riik siiski veenduda, et ta ei raiska raha seal, kus pole vaja. Ja üks viis, kuidas USA oleks võinud raha tuulde loopida pikalevenivas konfliktis, milliseks ta Iraani sõda ennustab kujunevat, oleks olnud B-2 pommitajate kasutamise jätkamine.
1945 võtab asja kokku, selgitades, miks B-52D on mängu tulnud, öeldes: võimeline kandma suures koguses täppisjuhitavat laskemoona on B-52-l pikk õhus viibimise aeg ja selle kasutamine maksab tunnis vähem kui B-2 puhul. B-52 sobib hästi pikaajaliseks pommitamiseks turvalises õhuruumis. Jah, Iraani õhuruum on praegu turvaline. Vion selgitab, et B-2 õhku tõusmine on umbes 2 korda kallim kui B-52-l. B-2 varkate ja suure hooldusvajaduse tõttu sobib see moodsam pommitaja peamiselt Iraanis nähtud esialgsete täppislöökide andmiseks, pärast mida ta taandub ja jätab lahingu teistele pommitajatele. Tuleb arvestada olulise otsese kuluga. B-2 ehitamine maksab USA-le ligi $2 miljardit. Seega, kui üks neist Iraani kohal alla lastaks või rikki läheks, tekitaks see USA sõjaeelarvesse suure augu. Võrrelge B-52-ga. USA on B-52 pommitajad ümber ehitanud, kulutades 2021. aastaks $15 miljardit, osana $48,6 miljardi suurusest programmist, et hoida need lennukid õhus kuni 2060 aastani. Kuid praegu on USA-l teenistuses 76 B-52 lennukit. Isegi peale ümberehitust on ühe lennuki maksumus umbes $640 miljonit, lisaks pommitaja ehitamise hind enam kui 70 aastat tagasi, mis inflatsiooniga arvestades on $1,14 miljardit. Siin on risk väiksem. B-52 kaotus on küll kulukas, kuid mitte võrreldav B-2 kaotusega. Lisaks jooksvale kulule, mida mainisime, maksab B-2 pommitaja lennutund National Interesti andmetel umbes $200,000. Need B-2D, mille USA Iraani kirurgilise löögi ajal saatis, olid üle 30 tunni õhus, makstes üle $6 miljoni. B-52 lennutund maksab umbes $70,000. Ka inflatsiooni arvestades on see umbes poole odavam kui B-2, nagu Vion ütles. Kulude poolest on B-52 pommitajatele üleminek geniaalne. USA saab jätkata tohutute tulejõudude kasutamist Iraani vastu, kasutades mõningaid kõige arenenumaid relvi ja teeb seda pommitajaga, mis paneb Ameerika kaitse-eelarvele märgatavalt väiksema rahalise koormuse. Kui Trumpi administratsioon ootab pikaajalist kampaaniat, isegi kui see kestab 4–5 nädalat, oli see üleminek hädavajalik, et tagada kampaania jätkumine. See viib meid praeguse olukorrani. Iraanil läheb halvasti. Oleme osaliselt käsitlenud ballistilisi rakette ja Iraani õhutõrjet, kuid viimane vajab põhjalikumat arutelu. Nende integreeritud õhutõrjesüsteem ei ole kaugeltki nii arenenud kui lääneriikidel, ütleb Afterburner sellest, mis Iraanil oli juba enne, kui pommid hakkasid langema. Hiina ja Vene õhutõrjeraketid ning radarid on B-52 ja teiste pommitajate poolt täielikult hävitatud. Iraan kaotas õhutõrjes juba enne sõda. Army Technology selgitab 3. märtsi artiklis, et Iraani õhutõrjesüsteemid ei pruugi olla need Hiina ja Vene üksused, mida Afterburner rõhutab. Iraanil on mõned neist, kuid enamus nende õhutõrjest on odavad Vene S-300 ja Hiina HQ-7 koopiad, mille Iraan on ise ümber ehitanud ja mida pole lahingus testitud. Nüüd, kui neid on lahingus proovitud, on selgunud, et need koopiad jätavad soovida. Ümbertegemine ilma uuenduseta tähendab, et Iraani enda ehitatud süsteemidel on samad nõrkused kui algsetel. Iraani S-300 koopiad on haavatavad Iisraeli relvadele, näiteks Icebreaker raketile, mis kasutab ära S-300 radarite elektroonilise sõjapidamise nõrkusi. Iraan ei teinud midagi, et neid nõrkusi parandada oma kopeeritud Vene ja Hiina süsteemide versioonides, ning nüüd maksab ta selle eest hinda. Iraani nõrk õhutõrjevõrk on nüüd varasemast veel halvem. Newsweeki andmetel viib riik õhutõrjevahendeid idast läände, kuna ootab lääne suunalt rohkem rünnakuid. See ei ole jõudemonstratsioon, vaid tähendab, et Iraani idaosa muutub alaks, kust USA B-52D saavad lasta kaugrelvi Iraani kaitseta poolelt. Teheran ja Isfahan võivad olla veidi paremini kaitstud kui pärast esialgset rünnakute lainet, kuid sellest lihtsalt ei piisa, et midagi märkimisväärset teha USA ja Iisraeli rünnakute peatamiseks. Tõenäoliselt loodab Iraan, nagu Afterburner ütles, lihtsalt õnnele ja aeg-ajalt õnnestuvatele rünnakutele ameeriklaste hooletuse tõttu. See pole õhutõrjestrateegia. See on hasartmäng, millel pole kaugeltki sellist tasu, nagu Iraan seda vajaks. USA'l on täielik õhuülekaal.
See ei tähenda, et neil oleks õhu ülemvõim, mis tähendab olukorda, kus riik saab tegutseda 100% kindlusega, et teda ei takistata vastase õhuruumis. Kuid see on ülemvõimule piisavalt lähedal, et hakata Iraani saatma tavalisi pommitajaid. See on märk Ameerika enesekindlusest, mida Iraan kindlasti ei tahtnud näha, sest see näitab, et Trump ei valeta, kui ütleb, et ta ootab selle kampaania kestmist mitu nädalat. Ameerika B-52 lennukite laevastik hakkab tegema veel palju rohkem rünnakuid ja see on isegi ilma mainimata lennukikandjate gruppe, mis USA-l on Pärsia lahe piirkonnas, koos 10 hävitajate ja toetavate lennukitega, mida nad kaasa toovad. Mis puudutab seda, mis edasi saab, siis sõja ulatus laieneb. Iraanis liigub olukord samuti selles suunas, sest Afterburneri sõnul näitab B-52 lennukite saabumine kampaania intensiivistumist ja püsivust. Siiski laieneb ulatus selles mõttes, kus USA rünnakuid korraldab ja mida ta võib järgmisena plaanida. 4. märtsil torpedeeris USA laeva Iris Dana Sri Lanka lõunaranniku lähedal rahvusvahelistes vetes. See asub Pärsia lahest kaugel ja näitab, et USA laiendab rünnakuid Iraani sõjaliste vahenditeni väljaspool Iraani territooriumi. Õhus on oht, et USA saadab Iraani väed. Chatham House'i sõnul on see vajalik, kui Ameerika eesmärk on tõepoolest Iraani režiimi kukutamine. Donald Trumpi plaan aidata Iraani rahval taas üles tõusta ja teokraatia kukutada kõlab pigem lootusena kui reaalse strateegiana. Mõttekoda leiab, et pole märke tõhusast siseriiklikust opositsioonist ega režiimist ülejooksmistest. Ja kui see nii on, viitab see sellele, et Iraani rahval puudub vajalik enesekindlus, et kukutada islaamirevolutsiooni kaardivägi ja see, mis on jäänud Iraani kõrgeimast juhtkonnast. See viitab huvitavale võimalusele. B-52 lennukite saabumine ja nädalaid kestvad rünnakud võivad ette valmistada Iraani sõja 3. faasi. Esmalt oli kirurgiline täpsus, siis haamer. Järgmisena võib USA sõdurite sissetung Iraani režiimi üle koormata. Mida me kindlalt teame, on see, et Iraani režiim on oma põhjani raputatud ja see ei pruugi kunagi täielikult taastuda. See on muidugi halb uudis režiimile. Kuid see on kohutav uudis Putinile, kes on panustanud Venemaa ja Iraani suhete tugevnemisele, et saada globaalseks geopoliitiliseks mängijaks. Kui Iraani režiim kukub, saab Putin tugeva löögi. Miks, saad teada meie videost. Kui video meeldis, telli The Military Show kanal, et näha kogu kajastust operatsioonist Epic Fury. Aitäh vaatamast!